Võime siis ikkagi alustada. Ingvar tuleb siis järgi. Tere, lugupeetud vallavolikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, vallakomisjoni liikmed ja head kuulajad. Avan siis täna Lääneranna valla volikogu 3. koosseisu esimese istungi. Kõigepealt muidugi soovin kõigile õnne, kes on osutunud valituks volikogu liikmeks. Mina olen Karoliina Post, mina olen vallasekretär ja ühtlasi valla valimiskomisjoni esimees. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi siis on volikogu esimehe valimiseni, kuni volikogu esimehe valimiseni juhatab volikogu istungit vallakomisjoni esimees. Seega juhatan seda istungit kuni volikogu esimehe valimisteni just mina. Registreerimislehe järgi on meil kohal 17 volinikku, seega kõik on kohal. Puudujaid ei ole. Nagu Lääneranna põhimäärus ette näeb, küsin igaks juhuks üle, kas keegi soovib esitada arupärimisi. See on nagu minu päruspool. Tundub, et arupärimisi ei ole. Seega tutvustan siis tänast päevakorda. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on siis esimese istungi päevakorras just 3 päevakorrapunkti. Nendeks on siis Lääneranna vallavolikogu esimehe valimine, Lääneranna vallavolikogu aseesimehe valimine ja Lääneranna vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Seega paneksin siis hääletusele päevakorra kinnitamise. Kes on sellise päevakorra kinnitamise poolt, palun anda käega märku. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aitäh, kõik volinikud on selle päevakorra kinnitamise poolt. Selgitan siis lühidalt ka tänase istungiga seotud protseduuri reeglid ja tutvustan lühidalt valimiskorda. Et täna tuleb siis läbi viia 2 hääletamist, volikogu esimehe hääletamine ja aseesimehe valimine. Kõik see tuleneb siis Lääneranna valla põhimäärusest. Ja põhimääruse kohaselt siis on volikogu esimehe ja aseesimehe valimine. Valitakse siis volikogu liikmete hulgast need inimesed ja selleks korraldatakse salajane hääletamine ja valituks osutub isik, kes saab koosseisu häälte enamuse. Volikogu esimehe kandidaadi võib üles seada volikogu liige. Selleks tuleb esitada kirjalik ettepanek. Kandidaat peab andma suulise nõusoleku, kandideerimise nõusoleku siis. Ja selle kohta tehakse ka siis protokolli märge. Kui kandidaadid on esitatud, siis pannakse need kandidaadid nimekirja nende esitamise järjekorras ja kandidaatidel on võimalik siis kuni nimekirja sulgemiseni ka oma kandidatuur tagasi võtta. Nimekirja sulgemine otsustatakse volikogu avaliku hääletamisega ja selleks on vaja volikogu poolthäälte enamus. Pärast nimekirja sulgemist saavad kandidaadid siis aega enda tutvustamiseks ja igal volikogu liikmel on õigus ühele küsimusele siis kandidaadile. Valimistel on igal volikogu liikmel 1 hääl. Volikogu esimehe valimisel siis viib läbi selle hääletamisprotseduuri valimiskomisjon. Valimiskomisjonis on meil täna siis kohal Ade Päevo, Kerli oma, istub seina ääres, Merik Ehasalu ja Eirosa istub samuti seina ääres seal. Volikogu aseesimehe valimiste läbiviimiseks siis tuleb moodustada 3-liikmeline häältelugemiskomisjon volikogu liikmetest ja need häältelugemiskomisjon siis omakorda valib endi hulgast komisjoni esimehe. Valimisprotseduuri läbiviimisel siis antakse igale volinikule sedel allkirja vastu ja sedelil on siis pitsat ja jäljend. Volikogu esimehe valimise korral, kui siis valimisi korraldab valimiskomisjon,
tehakse kindlaks tulemus ja selle allkirjastab valimiskomisjoni esimees. Ja see otsus jõustub allkirjastamise hetkel. Volikogu aseesimehe valimisel viib selle protseduuri läbi siis häältelugemiskomisjon. Häältelugemiskomisjon loeb ka ette siis protokolli ja selle otsuse juba allkirjastab volikogu esimees. Isikuvalimiste puhul hääletustulemusi üle ei hääletata. Ja nüüd võib küsida küsimusi ka. Ei, kas valimiskomisjoni esimees valitakse ju, et tema allkirjastab selle protokolli, mitte ei allkirjasta volikogu esimees? Hääletamiskomisjon allkirjastab protokolli ja otsuse allkirjastab volikogu esimees. Kas on neil küsimusi protseduuri kohta? Tundub, et ei ole. Seega asub siis esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on volikogu esimehe valimine. Palun esitada volikogu esimehe kandidaate. Palun. Head volikogu liikmed, valimiskomisjoni juht, külalised. Mul on hea meel esitada Lääneranna vallavolikogu esimehe kandidaadiks. Valimistel tugev rahva toetuse saanud. Ennast igast küljest näidanud kogukondade eest seisev Silvia Lotman. Aitäh. Küsin siis kohe Silvia Lotman, kas te olete nõus olema kandidaat? Jah. Kas on veel kandidaate? Paistab, et ei ole. Kuna rohkem kandidaate ei ole esitatud, siis teen ettepaneku kinnitada nimekiri nii, et nimekirjas on üks kandidaat. Kes on selle poolt, et kandidaatide nimekiri kinnitada? Palun anda käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja 17 kõik volinikud on selle poolt olnud. Sellega siis loeme ka kandidaatide nimekirja suletuks. Nüüd on võimalik kandidaadile ennast tutvustada, palun. Nii, lugupeetud volinikud, suur tänu selle esitamise eest Tarvile ja mina olen siia valimisvõitlusesse asunud, tulnud valimistele kandidaadiks selle eesmärgiga, et seda valda ja seda volikogu juhtida avatult, ausalt, kaasavalt ja kui te täna mulle selle volituse annete, siis ma püüan seda teha järgmised 4 aastat. Aitäh. Kas on ettekandjale küsimusi? Ei ole küsimusi. Aga siis asuksime nüüd hääletamisprotseduuri juurde. Palun komisjoni liikmetele ette valmistada hääletussedelid, et sellega nüüd läheb üks hetk aega. Tuletan volinikele veel meelde, et nüüd kuna on meil üks kandidaat, siis hääletussedelil tuleb kandidaadi nime juures teha ristike ühte kasti, kas poolt või vastu. Nüüd läheb mõni hetk aega, kui me valmistame ette. On see tühi?
see aeg ka tuleb. tavaliselt lausa plommid. muidugi see väike kuulsega, see plommimine ei ole nii lihtne. Seda hääletamisega, et teeme hääletamise läbiviimiseks pausi 10 minutit ja kõigil volinikel palume teise kohas minna. Hardi, aga
Hääletamise protseduur nüüd läbi viidud, siis alustame häälte ülelugemist. Palun siis valimiskomisjoni. Kehtivaks on kõik on kehtivad. Kõik on pool. Nii, Lääneranna valla valimiskomisjoni protokoll. Vallakomisjon koosseisus Karoliina Post, Merik Ehasalu, Ade Pääbo, Kerli Umal, Eero Sahk viis läbi salajase hääletamise Lääneranna vallavolikogu esimehe valimiseks. Enne hääletamise juurde asumist tegi komisjon kindlaks, et volikogu istungist võtab osa 17 volikogu liiget. Komisjon andis välja nimekirja järgi 17 hääletussedelit. Peale hääletamist oli valimiskastis 17 hääletamissedelit. Kehtivaks tunnistati 17 hääletamissedelit, kehtetuks tunnistati 0 hääletamissedelit. Võttes kokku hääletamise tulemused kehtivaks tunnistatud hääletamissedelite alusel tegi valla valimiskomisjon kindlaks, et esitatud kandidaadid said hääli järgmiselt. Silvia Lotman 17 poolt häält. Nüüd üks protseduuriline reegel on meil see, et valimiskomisjoni otsus on vaja allkirjastada. Aga kallid volinikud, ma väga tänan selle usalduse eest ja ma luban, et ma teen seda tööd selle nimel, et meil kõigil siin vallas oleks selline tunne, et volikogu töötab valla elanike heaks ja ma loodan, et kõikidel volinikel on järgmise 4 aasta jooksul tunne, et ka nendel oli panus, et ka nemad osalevad selles volikogu töös ja kõik. Kindlasti meil tuleb erimeelsusi, kindlasti me kõik ei arva ühtemoodi, aga et me kõik tunneme, et me saame panustada nii nagu meie valijad meile on usaldanud selle mandaadi. Aitäh teile! Otsus on nüüd ka minu kui valimiskomisjoni esimehe poolt allkirjastatud. Palju õnne ja annan juhtimise üle teile. Nii, meil on täna päevakorras veel 2 punkti ja esimene punkt on siis Lääneranna vallavolikogu aseesimehe valimine.
ja selle jaoks, et me saaksime seda teha, on meil vaja moodustada häälte lugemiskomisjon, mis siis volikogu, mis siis põhimääruse järgi peaks siis koosnema 3 volikogu liikmest. Et kas keegi soovib olla häälte lugemiskomisjoni liige? Maris, Pille. Nii, meil on palju käsi. Ma teeks ettepaneku ikka Janar Sõber ka volikogu. Ei saa öelda, et see suur üllatud oleks. Ma olen nõus, jah. Meil on head koostööd olnud. Janar on nõus. Ma astun välja. Janar, Maris ja Pille on nõus olema. On keegi veel, kes sooviks olla ja kes? Nii, aga siis ma teen ettepaneku hääletada häälte lugemiskomisjoni sellises koosseisus, et Janar Sõber, Maris Aadler ja Pille Kaisel. Palun hääletage, kas te olete nõus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nii, ja häälte lugemiskomisjoni siis valla valimiskomisjon assisteerib, et saame neid valimisi läbi viia. Ja nüüd palun esitada kandidaate Lääneranna valla aseesimehe valimiseks. Volikogu. Jah, Viljar. Jah, mul on ettepanek. Esitan Lääneranna valla volikogu aseesimehe kandidaadiks volikogu liikme Meelis Malk. Ja Meelis Malk, kas oled nõus? Jaa, olen nõus. Ja kui tohib, siis vastukaaluks või kättemaksuks mind valiti komisjoni, siis esitan konkursile veel kord Malgale vastu Hardi Pikmetsa opositsiooni poolt. Hardi Pikmets on nõus olema? Jaa. Meelis on kõik oma oodata hea. Nii, kas on veel kandidaate? Siis meie kandidaatide nimekiri on siis järgmine Meelis Malk ja Hardi Pikmets. Ja palun siis andke käega märku, kas te olete nõus kinnitada selline kandidaatide nimekiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sellest tuli aru saada, et nimekiri suletakse. Jah, nimekiri suletakse. Just, aitäh. Nimekiri suletakse. Nii, kandidaadid, palun kõigepealt Meelis Malk, palun sõna enda tutvustuseks. Tänane kristlik sõnum ütleb, et tulge võtke vett ilma tasuta. Ja ma usun, et see üksmeel, mis siin valitses volikogu esimehe valimisel, et see ongi see koht, kus tuleks seda vett ilma tasuta võtta. Mina isiklikult olen nõus toetama volikogu esimeest kõikidest tema toimetamistest, tegemistest, nii ütleme vaimse poole pealt ehk siis selles ruumis ja teistpidi ka siis dokumentatsiooni ja kõikide selliste kontekstide pealt ja aitama, kui on vaja, seda tööd ka vedama, kus siis iganes tarvis on. Nii et suur tänu esitamast muidugi ja loodan, et valite siis minu volikogu aseesimeheks. Aitäh! Aitäh! Kas kellelgi on küsimusi aseesimehe kandidaadile Meelis Malgale? 10 käsku, 4 käsk peast. 6 on igal juhul, sa ei tohi aega rikkuda. 4. Sa pead austama oma isa ja oma ema. Aitäh! Nii, aitäh! Siis on sõna enda tutvustamiseks Hardi Pikmetsa. Jah, et ma tänan, et olin nõus kandideerima
et oleks ikka valimised, mitte määramised. Ja mul sellist kõike vägevat jõudu nagu selja taga ei ole, nagu Meelis on meil ikka kõrgemal ja lähemal alati. Ja esindan opositsiooni, aga siin väikses vallas pole värvi. See lehm on peast üldse. Aitäh. Kas Hardi Metsal on küsimusi? Nii. Meelis on küsimus. Mul on üks küsimus. Mis värvi lehmad sul muidu? Mustavalge kirjud on emal kodus ja paar punast ka, keda me siis punased ei tohi pidada. Punased on Meelised või? Punased võid aias pidada küll. Aitäh. Aitäh, head volinikud. Nüüd valimiskomisjon asub ette valmistama häälte lugemiskomisjon. Palun siis valmistada ette hääletamissedelid. Seda saab teisest arutada. Kast on tühi. Tuleb kinni pitseerida siin. See tuleb kinni pitseerida, see on ka silmade all. 17, enne oli 20. Ongi 20. Vanast ajast. Õige põhi. Tegelikult võid napsu. Mõtle meid. minna ja siis enne kui hääletama asume, et teete risti selle kandidaadi poolt, et vastu kellelegi ei saa olla, saate valite, kumma kandidaadi poolt olete.
rääkige rohkem siis samal ajal. Ma ei ole näinud. Mida sa ei ole näinud? Plommitud asjad. Minu meelest ei ole. Nüüd võid endale mõnest üks teha. Ei, lihtsalt, et selles mõttes. Nii, hakkame hääli lugema. Hakkame hääli lugema. Sa saad taskuid võtsid vaata. 21. Ja alla 21 paluks mitte välja lugedes. Topelt. Teedete protokolli, nad ise teevad. Ja need ise teevad. Näite meile ka, näete tühi. Ei ole. Kõik on kehtiv. Pane allkirja. Nimi on siia. Pane nimi. Nii, ja siis kui panete allkirjad ära, siis palun häälte lugemiskomisjonil ette lugeda. Esimees loeb ette protokolli. Nii. Lääneranna vallavolikogu häälte lugemiskomisjoni protokoll. Lääneranna vallavolikogu aseesimehe valimine. Häälte lugemiskomisjoni koosseis esimees Maris Aadler, liikmed Pille Kaisel, Janar Sõber, viis läbi salajase hääletamise Lääneranna vallavolikogu aseesimehe valimiseks. Enne hääletamise juurde asumist tegi komisjon kindlaks, et volikogu istungist võtab osa 17 volikogu liiget. Komisjon andis välja nimekirja järgi 17 hääletamissedelit. Peale hääletamist oli valimiskastis 17 hääletussedelit. Kehtivaks tunnistati 17 hääletamissedelit, kehtetuks tunnistati 0 hääletamissedelit. Võttes kokku hääletamise tulemused kehtivaks tunnistatud hääletamissedelite alusel tegi häälte lugemiskomisjon kindlaks, et esitatud kandidaadid said hääli järgmiselt. Meelis Malk 13 poolthäält, Hardi Pikmets 4 poolthäält. Kõik. Seega valituks osutus Meelis Malk. Nimekirjaga. Palju õnne sulle. Tänud ja ma arvan, et saame selle koostööga ilusti hakkama, aga ma hea meelega küsiks need lilled sulle, Hardi. Siukse hea konkurentsi eest. Kingitud asju edasi ei kingita ja ma õnnitlen sind kuradipasina hääle puhul. See 13 käib ikka. Aga kui see kingitud asi on hobune, siis sinna suhu ei vaadata. Nii, head volinikud, aitäh, meil on nüüd volikogu aseesimees valitud ja meil on kolmas päevakorrapunkt on ära kuulata Lääneranna valla valitsuse tagasiastumispalve ja palun Igor Saare. Lugupeetud volikogu liikmed, kasutan veel viimast võimalust siis teha üks veidi pikem sõnavõtt, mis puudutab meie vallavalitsuse 3 viimast aastat. Me asusime ametisse 27. oktoobril 2022 ehk siis 3 aastat tagasi ja olukord, kus me olime tol hetkel meist mitte olenevatel põhjustel, ei olnud see väga
rõõmustav, oli palju õhus segadust, mis puudutas koolivõrku ja pinget, kui me vaatasime valla eelarvet. Ja seetõttu oli suunis ametisse astunud vallavalitsusele kaunis selge. Vähendada kulusid, kohandada ümber teenusvõrku lähtuvalt kasutajate arvust, et kui tõesti kasutajaid on vähe, siis peab midagi muutma, müüa kulusid ehk kinnisvara, mida me ei kasuta, mis nõuavad investeeringuid, mida ei ole meie arvates mõistlik pidada ja mida põhitegevuseks vaja pole. Ja teisisõnu kujundada siis valla teenusvõrk ümber vajadustele vastavalt. Ja see tähendas, ja see oli ilmne, et see tähendab ka inimestele, päris laiale ringile inimestele harjumuspärase olukorra muutmist. Nii on ka kõik otsused alates koolivõrgu korrastamisest kuni eelarvet ja arengukava kinnitamiseni olnud suunatud siis teenuste ümberkorraldamisele ning püsikulude vähendamisele, et tagada valla võimekus ka päriselt suunata valla arengut ega mitte olla kõrvalseisja. Toon välja mõned struktuurimuudatused, mis on väga suured ampsud tegelikult olnud ja mis on enim mõjutanud valla elanikke ja valla töötajaid nii meil kui hallatavate asutusteni välja. Esiteks loomulikult koolivõrgu korrastamine, teiseks kultuurimajade ja noortekeskuse ühendamine Lääneranna valla kultuuri- ja noortekeskuseks, Lääneranna lasteaedade ühendamine Lääneranna lasteaiaks, Lääneranna gümnaasiumi moodustamine erinevate põhikoolide ja Lihula gümnaasiumi baasi. Eraldi tooks siia juurde veel välja ka Lääneranna gümnaasiumi töö- ja palgakorralduse muutmine. Need on tegelikult tohutult suured muudatused, põhimõttelised muudatused ja neid ei olnud meil eeldust, et kui see otsus on tehtud, kõik on korras, vaid need vajavadki kohanemist, arvamist ja nende elluviimine võtab aega. Vaatamata sellele oleme suutnud viia ellu rea investeeringuid. Alguses peale hästi palju kõneainet tekitas Lihula mõisa viinaaida tööd. Need ehitustööd me oleme lõpetanud, toonud valda ka lisaraha matameetmest lisaks selle Norra vahenditele ja oleme lõppjärgus sisustuse hankimisega. Lääneranna lasteaed, pidevalt iga-aastane teema, kas hakkame seda fassaadi parandama 20 000 eest. Õnnestus saada täiendavat toetust, oleme teinud tänaseks ära täielikult energiatõhusustööd Lihulas lasteaiamajas. Lõppeklubi ümberehitus lasteaiaks, siis esimene etapp, kus me hakkasime neid avalikke teenuseid koondama ühte hoonesse suuremas mahus. Ja loomulikult Lääneranna gümnaasiumi rajamine, kus need kõik eelnevad muudatused, me ei oleks sellega nii kaugele jõudnud, et täna oleks meie rohkem 300 õpilasel kaasaegne õppekeskkond Lihulas. Ja teederemont, mis on Lääneranna vallal ka ilmselt väga oluline teema, peaaegu €500 000 suurusjärk oleme suutnud investeerida teede ehitusse ja remonti. Vaatega tulevikku oleme saanud taodelnud lõppeklubi energiatõhusustööde läbiviimiseks raha Virtsu kalasadama edasiarendamiseks, väljakute uuendamiseks, Lihula mõisa fassaaditööde teostamiseks ja taotlus on esitatud ka Lihula kultuurimaja energiatõhusustööde teostamiseks. Ja täna, varasemalt erinevalt sellest, et meil 3 aastat tagasi olukord oli, on meil ka võimekus need objektid välja arendada ja pakkuda inimestele paremat elukeskkonda. Me oleme saanud 2,8 miljonit eurot toetust ka Lääneranna gümnaasiumi ehitamiseks. Nii-öelda tagantjärgi meie lobitöö kandis vilja, et need meetme tingimusi niimoodi muudeti ja kohandati ja saadud raha, see ei ole lihtsalt 2,8 miljonit, vaid see on see summa, mis võimaldab tegelikult järgnevatel aastatel panustada oluliselt valla äärealadesse, ehk siis kõik need investeeringud, mis väljaspool Lihulat on soovitud teha, on seal Koonga, Varbla, Virtsu, Vatla, kõik need on võimalik ära teha. Ja me oleme lähtunud põhimõttest, et piirkondades oleksid tagatud avalikud teenused. Kool, lasteaed, raamatukogu, noortekeskus. Ja me ei ole lähtunud sellisest subjektiivsest vaatest, kas meeldib üks või teine maja. Teenused ja nende olemasolu on olnud meie jaoks oluline. Kohtuotsus tuleb tunnistada vigu, mis on tehtud seoses koolivõrgu korrastamisega. Teisisõnu, kaasamine oleks pidanud olema detailsem, isikupõhisem, nii nagu kohtuotsusest välja joonistus. Koolivõrgu korrastamise ettevalmistamises oleksime pidanud detailsemalt ära kirjeldama selle teadmise, mis meil tegelikult olemas koolipidajatena oli. Me teame, et meil ei ole Koongas õpilasi, kes sõidavad Lihulasse 2 tundi
kooli, kuigi seda järjepidevalt väideti. Ja me teame, milliseid väljakutsed seisavad ees meie õpilaste hariduslike erivajaduste osas. Me oleks pidanud selle seal detailsemalt ära kirjeldama. Aga me ei teinud seda otsust ühe kooli baasil, vaid me vaatasime tervikpilti. Ja õige on kohtu etteheide, et me tõesti ei arutanud seda eelnõud läbi ligi 170 õpilase vanemaga, sest nii palju neid õpilasi nendes puudutates koolides oli. Ega ei küsinud otse igaühe käest detailselt, nii nagu see uus Riigikohtu suunis on, et nii tuleks teha, et kuidas koolivõrku korrastada. Tõesti, me ei teinud seda sellise täpsusastmega. Ei pannud sinna eelnõusse kirja siis kogu teadmist, mis meil oli. Kas kõikide nende, aga ei saa olla ka nõus avalikus ruumis toodud nende käsitlustega, et kohtukuludeks saadud summaga oleks saanud näiteks nii või naa palju aastaid pidada üleval Metsküla kooli. Koolivõrgu korrastamise otsus puudutas 5 kooli ning siin ühe kooli baasil võrdluste toomine on muidugi hea võtta populistile, kuid see ei kajasta selle koolireformi või koolivõrgu korrastamise tegelikku keerukust ja neid mõjusid. Kas kõikide nende protsesside juures, mis puudutavad nii arendamist, struktuurimuutuseid või koolivõrgu korrastamisest, on siis tehtud vigu? Ma ütlen selle peale nii, et alati saab paremalt, alati saab läbimõeldumalt, aga alati saab ka otsuseid ja tulebki kohandada, kui ilmnevad mingisugused kitsaskohad. Ja seda me oleme ka teinud. Me oleme oma töös lähtunud sellest, et tagada valla võimekus protsesse juhtida nii struktuuri kui rahastuse mõttes. Nii et vald suudaks hallata oma territooriumi terviklikult. Et Lääneranna valla lastel oleks kaasaegne õppekeskkond, mida olema ausad, ilma selle koolivõrgu korrastamise ja teiste muudatusteta ei oleks me olnud võimelised tegema. See on fakt. Tänan Lääneranna vallavalitsuse teenistujaid, hallatavate asutuste töötajaid ja juhte. Ma tänan vallavalitsuse nimel volikogu asise koostöö eest ning oskusele vaadata valla arengut tervikuna, lähtuvalt kohalikele omavalitsusele pandud ülesannetest, kohustusest ja vastutusest. Ja ma soovin uuele vallavalitsusele edu Lääneranna valla arendamisel, sest potentsiaali on meil kõvasti. Ja täna on kindlasti ka võimekust oluliselt rohkem kui 3 aastat tagasi. Ma tänan kõige rohkem Lääneranna valla rahvast ja lähtuvalt siis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses toodud sättest esitan siis käesolevaga vallavalitsuse lahkumispalve ja kinnitan, et täidame oma ülesandeid edasi kuniks uus vallavalitsus on paika pandud. Aitäh! Suur tänu! Suur tänu vallavanemale, oleme ära kuulanud ja sellega on koosolek läbi. Ei, veel ei ole, ma tahaks küsimusi esitada, et päris nii ei ole. Minul on 2 küsimust. Esiteks ma tahan muidugi kiita. Ma tahan kiita vallavalitsust selles mõttes kuuleka töö eest, mis on tehtud viimased 3 aastat ja tõsiselt naljaga pooleks pakkusin minagi Ingvarit uueks vallavanemaks meile tagasi, sest mees oma õige koha peal täitevvõimuna väga hea. Ja teine kiituse punkt tuleb see, et te olete mõnusalt lõpuni enesekindlad. Väga hea, nii peabki olema. Aga küsimus on hoopis teistsugune, et on 3 vallavalitsuse liiget. Sina vallavanemana, siis on Janemets ja 3. on Osila. Urmas Osila, vabalt. Et minu teada on tema täna haiguslehel ja teda siin ei ole. Kuidas kas need asjad lahenevad, kuidas see asi laheneb, kas tema astub koos teiega tagasi, oskad sa seda äkki natukene selgitada? Jah, ma arvan, et see tervislik seis ei ole sellise avaliku diskussiooni teema, mis puudutab vallavalitsuse liikmed, see vallavalitsuse liikmest astub ta koos selle valitsuse koosseisuga tagasi, arvestades, et ta on ka teenistuja, siis teenistuja ametikohta jätkub. Aitäh! Aitäh!
nii, aitäh ja head volinikud, meil on juba üsna aasta lõpp läheneb ja alles oli esimene volikogu koosolek, nii et ma teen ettepaneku, et meie järgmine volikogu koosolek oleks juba nädala pärast, 8. detsembril. Saadame selle kohta täpsemad materjalid ka õigel tähtajal välja. Aga seekord siis suur tänu istungi eest ja palju õnne meile esimese volikogu istungi läbimise eest. Kuidas kellaaega ei oska öelda esmaspäeva järgmist, mis teeme? Jaa, aga seda võiks nüüd pärast istungit arutada, vaatame, kuidas meile see, kas me saame klappima võimalikult palju. Ega see targem oleks, tavaliselt me oleme ikka volikogu siin sees, kellelgi midagi öelda on, siis saab ära öelda, enam enam ikka kokku. Varem võiks olla esmaspäev sobivad, täpsustame kutsus, jah, sest et meil on siin hommikupoole. Sõltub ka natuke, kuidas teenistujatele sobib ja kuidas volinikele sobib, eks ju, et aga praegu on istung läbi.